Richard Roht, Elutee. Esimene peatükk. Issand, kurja ole tennu, patu koorem litsub moo. Seda teed ei ole käynu, mis on sinost näudettu. Kui so vaimmu pääle tuleb, kos ma siis küll soo eest pakke. Kaebav, halisev alistumine oli selles laulus. Nad istusid küürus oma pinkidel ja venitasid seda viisi tuimade kurbade nägudega, silmad täis tõelist usku nendesse sõnadesse. Või vähemalt olid need sõnad võitnud nende meeled oma alistuva, masendava viisiga. Kirik oli hämar. Väljas oli ele päikesepaisteline suvepäev, kuid kiriku aknad olid tahmased, hallid ja rida värvilisi klaase igas aknas suurendas hämaruse mõju. Vaid siin-seal tungis üksik rõõmus päikesekiire läbi üksiku ruudu ja pani tolmu kirikus särama ning sätendama kullavihuna. Ja need üksikud kuldsed vihud olid siis kui lootuse saared vaestele patustele selles sünges templis. Mõni pilk eksis lauluraamatult nende kiirte poole ja vaatles neid haardusega. Just kui issand ise oleks halastanud alistuvale karjale, just kui oleks saatnud oma valguses ära vastu nendele, kes istusid hädaorus ja ohkasid pääsemise poole. Väljas üldse oli nii ilus sel heledal suvepäeval. Mitte päike üksi ei olnud nii särav ja elurõõmus. Õigem, tema andis kõigele oma sära ja jõu. Kahisesid elerohelised noored lehed vanades pärnades kiriku ümber, lendasid pääsukesed õrnalt vidistades kiriku akendest mööda ja tuvikesed kudrutasid kuskil pehmelt, mahedalt. Kõrgel taevaal sõutsid valged heledad pilvetükid, just kui suured kangad, ja viskasid aeg-ajalt varje alla, kiriku esisele põldudele eemal väljadel. Ja hakid, pühad linnud, vaatasid ülalt torni otsast oma valgete tarkade silmadega ning kisasid aeg-ajalt. Jaak, Jaak, Jaak. Orel ruttas, rahvas ei jõudnud temaga kaasas käia. Rahvas nautis laulu valu pikalt venitades, tundes piinarõõmu oma häda kurtmisest. Siis ootas Orel veidi, enne kui alustas uut salmi. Ja jälle tõusid kaebehääled kiriku mustunud lae poole ning surid seal oietena. Viimaks lõpp. Sample complete. Ready to continue?